Kui inimene võtab esimest korda elus kätte relaka ja ketineetimiskomplekti, siis kas tal õnnestub ära vahetada mootorratta esimene ja tagumine hammasratas ning kett. Stick around and find out, nagu öeldakse. Ja kõigepealt siis keti kaitsema. Seejärel esimese hammasratta kate. Mille eemaldumiseks tuli siis lahti võtta ka mootori kate natuke. Ja siis juba pääsesid ligi klambri ja kahe pooliga kinnitatud esimesele hammasrattale. Ja see läks märksa põnevamaks, et tuli kett maha võtta ja selleks, et kett maha võtta, tuleb relakaga läbi lasta keti meetodist. Ning siis juba valmis panna keti neetija / purustaja. Ja ma samuti, nagu öeldud, esimest korda karbist välja võtsin. Ja oligi kett maas. Ja siis juba hammasratast hoidvad poldid lahti, et seda on mugavam teha siis, kui ratas on veel ratta küljes. Jep.
et tagumine ratas alt ära võtta, selleks tuleb siis ratas üles tõsta. Ratas maast lahti tungraua peal saab juba tagumise ratta alt ära pruugida. Seejärel siis juba hammasratta tohivad voldid küljest ära keerata, et hammasratas ära vahetada. Ma vahetan siis suurema vastu 40 hamba asemel 42. Suurem hammasratas annab siis nagu madalamalt rohkem jõudu juurde, et natuke kaotab võib-olla tippkiiruses, aga allpool on jõudu juures, mis siis annab efekti just niimoodi maastikul sõites, selle pärast. Tagumine hammasratas vahetatud, oli kord esimese käes.
no ja siis oligi aeg uus kett peale installida rattale. Aga nagu selgus, osutus 110 lingiga kett 42 hambaga ratta jaoks liiga pikaks, mistõttu tuli välja otsida jälle rölakas. Ja ketineeti, jah. Uus Masterlink paigaldatud, tuli selle plaat veel kinni pressida ja siis saigi panna juba klippkinnituse peale. Ja sellega olidki kett ja hammasrattad installeeritud. Sai küll.